tean nii mõndagi selles mõttes, et terve elu leppade kõrval siis käsipalliga käsipalluriks saanud või üles kasvanud, et on jäänud nagu kontakt ja HC Tallinn teeb oma promotööd väga hästi, et sotsiaalmeedias ja igal pool on võimalik siis nagu väga hästi ja väga lihtsalt tegelikult kätt nagu pulsil hoida. Eestis on täitsa nagu erakordne selles mõttes omanäoline. Risto on löönud oma nii-öelda käe järgi siis üsna niisugune euroopaliku klubi ja klubi struktuuri ja tundub nagu väga hästi nagu hoogu koguvat ja suuremaks kasvavat kogu aeg. Jah, oleme esikohal. Meeskonda on investeeritud, on muutunud professionaalsemaks, mängijate kvaliteet on tõusnud, kõik meeskonna vaimu poolega tegeletakse, et kõik oleks nagu üks suur perekond ja siiamaani on nagu see vilja kandnud väga hästi. Klubisid on 14, ütleksin, et väga võitluslik ja võrdne liiga. Ei ole ühtegi mängu, kuhu sa võid minna niimoodi veendununa, et selle võidad ja see muudab nagu selle asja nagu huvitavaks. Jah, see derbi Steaua Dinamo, see on läbi ajaloo olnud seal vähemalt kohalikele tõeline maiuspala ja meeletu meediakajastusega ja väga tähtis, et kui need kaks meeskonda kohtuvad, siis nagu vahet ei ole, mis alal, mis liigas, et mõlemal klubil on siis nagu enamus spordis on oma meeskond välja panna, et siis see on omaette võistlus üldse, et ei loe mitmendal tabelireal meeskonnad paiknevad, et jah, see on omaette jah. Ja naljakas on see, et kuskil 10 aastat tagasi jah, käsipallimängul fännide nii-öelda omavahelises kakluses süttis ka saal, et eelmine hooaeg oli esimene kord, kus üle 10 aasta lubati mõlema meeskonna fännid ühele mängule nagu saali sisse, et mis ei möödunud ka probleemideta, aga see on niisugune võitluslik ja see on sõda põhimõtteliselt. Hea meelega tahaks veel veeretada mõned pallid ka siin Eesti liigas, et kui ei juhtu midagi tõsist, et kui ükskord saab nagu välismaa karjäär läbi, siis hea meelega mängida siis natuke veel Eestis ka ja nii-öelda vaadata, kuidas ja kuhu poole siis on nagu see Eesti käsipall liikunud nagu siis Eesti liiga tasemel ja mitte ainult siis tribüünilt, vaid olla seal sees veel. Aga jah, hea meelega HC Tallinn kindlasti, kuna siin Ristoga on olnud aastatepikkune kontakt ja nii-öelda sõprus ja koos alustatud ja siis pealinna poisid siin veel jah, täpselt nagu sa ütlesid, et Mikk ja Tener ja miks mitte oleks väga kihvt.